Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänaseks aruteluteemaks oleme valinud India vanasõna. See ütleb: armastust peab näitama tegudega, mitte sõnadega. Armastust peab näitama tegudega, mitte sõnadega, on sügav ja oluline mõte, mis kõneleb armastuse tähendusest ja selle väljendamise viisidest. See lause on tähendusrikas ning see avab ukse põnevatele aruteludele ja analüüsidele. Mõistmaks selle mõtte sügavust ja tähtsust, peame sukelduma armastuse olemusse ja uurima, mida tähendab armastada teisi ja iseennast. Armastus on inimkonna üks võimsamaid ja olulisemaid emotsioone. See võib väljenduda mitmel viisil, alates lähedusest ja hoolimisest kuni romantilise kiindumuse ja pühendumuseni. Ent liialt sageli võib armastus jääda vaid sõnade tasemele, ilma et sel oleks tõelisi tagajärgi ja nähtavaid mõjusid. Tegudega armastamise kontseptsioon kutsuks meid üles ületama tühje lubadusi ja paljutõotavaid sõnu, mis ei leia tegelikkuses praktilist väljendust. Tegudel põhinev armastus nõuab aga siirast pühendumust, tähelepanu ja jõupingutusi, mis tõestavad armastuse autentsust. Näiteks võib keegi kinnitada oma armastust lähedaste vastu, kuid kui ta ei ole valmis sõnu tegudega rasketel hetkedel toetama või ei näita üles mõistmist ja empaatiat, jääb armastuse väide kahvatuks. Sõnad üksi ei suuda luua tugevat sidet, mis tekib siis, kui armastus leiab väljendusega igapäevaelulistes tegevustes. Tegudega armastamine võib olla vahel keeruline ja nõuda ohvreid. See eeldab valmisolekut mõista ja aktsepteerida teise inimese vajadusi ning näha vaeva nende rahuldamiseks. Ilmselt tähendab see oma aja, energia või ressursside jagamist, et teha midagi olulist ja hinnalist armastatu heaolu nimel. Just sellised pisikesed ohverdused ja jõupingutused ongi armastuse väeallikaks. Kui armastust väljendatakse tegudega, siis see loob sügavama tunde, et meid hinnatakse ja hoolitsetakse meie eest. Sõnadel võib olla ajutine mõju, kuid just tegude taga peituvad väljendusviisid loovad kestvamaid ja mõjusamaid suhteid. Kui tunneme, et keegi näitab meile oma armastust tegudega, mitte lihtsalt sõnadega, siis saame tunda end turvaliselt ja hoituna. Samuti on oluline mõista, et armastuse väljendamine tegudega ei piirdu ainult suhete ja lähedaste inimestega. See laieneb ka iseendale. Oluline on iseend armastada ja hoolitseda oma vaimse ja füüsilise heaolu eest. See tähendab seda, et me võtame aega iseendale, enesearengule ja hoolitseme igas mõttes ka iseenda eest. Kui me armastame iseennast ja hoolitseme iseenda eest, oleme ka teistele paremateks partneriteks, sõpradeks ja pereliikmeteks. Armastus on suure jõuga jõud, mis kujundab meie elu ja suhteid. Kui armastust väljendatakse tegudega, muudab see meie maailma rikkamaks, soojemaks ja harmoonilisemaks paigaks. Sõnad võivad olla küll kaunid, kuid tegude taga peituvad emotsioonid ja jõupingutused annavad armastusele sügavust ja tähendust. Tegudel põhinev armastus on kõikehõlmav ja autentne ning see loob tugevamaid suhteid, mis kestavad aja möödudes. Läbi tegude väljendatud armastus annab meile jõudu ja tähendust ning kujundab meie elu rikkamaks ja täiuslikumaks. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!